Kallid sõbrad, käes on vastlapäev. Seega ainuke võimalus, kuidas need vastlad fenomenaalseks muuta, on perfektsed vastlakuklid. Nagu te teatavasti teate. Ja kuna praegu on teatavasti maa must, siis ma tulin mõttele, et miks mitte teha musti vastlakukleid. Aga siis tekkis mul see probleem, et kuidas ma saan vastlakuklid mustaks. No, andis juurele, aga välja ma ta mõtlesin. Teate seda vanat head taktikat, et kui koolis ei viitsi olla, siis lähed arsti juurde ja ütled, et kõht valutab, aga selle asemel, et ta annaks sulle tõendava paberi, et sa koju saaksid minna, annab ta sulle hoopiski söetabletti. Muudavad minu kuklid mustaks. Hakkame pihta. See tuleb fantastiline. Esimese asjana, kõige tähtsam, paneme potti 2 supilusikatäit piima, 1 supilusikatäis vett ja 1 supilusikatäis jahu. Ja see on Jaapanis pärit Hokkaido meetod, mis muudab need kuklid eriti siidiseks ja pehmeks. Ja kõrgel kuumusel vispeldud nii kaua, kuni tulebki kokku selline kõrt. Järgmisena 480 ml piima. Sinna juurde 3 supilusikatäit kuiva pärmi, 5 supilusikatäit suhkrut, 6 supilusikatäit toasooja võid. Mis sa põletad ees? Igatahes 820 grammi niisujahu. 1,5 supilusikatäit soola. Pärmil ja soolal on mingi kanakitkud omavahel. Siis meie varem valmis tehtud kõrt. Ja viimaks 2 muna. Soovitatavad kukemunad. Ja siis segame kogu kupatuse kokku. Nii lihtne ongi. Ja kui see on juba taigna tekstuuriga, siis võtame appi käed. Ma tahaksin juba need kuklid teha ainuüksi selle taigna katsumise pärast, see on nagu kõige pehmem asi lihtsalt. Ja nüüd tuleb kõige kilplasem töö, mida kallikesed ärge teie tehke. Nagu ikka ma ei mõtle mitu sammu ette, nii et ma hakkasin alles nüüd söega tegelema. Palju lihtsam on alguses visata 2 lehte söetablette blendrisse, blenderdada need ära, panna natuke vett juurde paar tilka ja siis valada see kohe sinna taigna kaussi juurde. On lihtsalt poole vähem tööd. Kohutav, mis ma ikka seda tegin. Aga no vigadeks õpitaksegi. Ja mina sõtkun taigent tavaliselt umbes 10 minutit, nagu mu hea sõber Pagar Ants ütleb, et siis aktiveerub kleepvalk, ehk siis ühesõnaga see taigen muutubki nagu edassemaks ja selle järgi saad aru, et see on piisavalt sõtkut. Siis viskame selle taignakuuli kaussi tagasi ja jätame ta rätiku või kile alla pooleks tunniks puhkama. Pool tundi möödas, keegi on väga ära tõusnud. Siis teeme 100-grammised pallid. Ma siin videos tegin natukene suuremad tegelikult, aga 100 grammi on täpselt siuke soliidne. Ja kuna hea kukli alus on ikkagi hea pall, siis voolime taigna tükki 2 käega. Niimoodi, et me paneme natukene sinna seda jõudu peale ja teeme ringikujulisi liigutusi, kuniks tekibki selline mõnus pall. Jätame nende vahele natuke ruumi ka, sest nad kerkivad. Ja enne ahju panemist paneme nad veel 50 minutiks rätiku alla kerkima. Nii et saab jalad varnale visata ja rahulikult võtta nii kaua. Viimaks, kui pallid on kerkida jõudnud, siis klopime lahti ühe muna ja pintseldame nad mõnusalt üle. Ahju lähevad nad 180 kraadiga ja umbes 15 minutiks. Aga tuleb hambatikuga kontrollida, kas need on seest valmis enne kui välja võtta. Ja samal ajal, kui poisid ahjus on, siis mahustame ohukord. Paneme suhkrut ja vaniljeekstrakti. Kui hambatiku külge midagi ei jää, siis on valmis poisid. Ultra fluffy! Teeme moosi ka sisse me. Muidugi teeme. Mis kukkel see ilma moosita on? Ma ei ole kunagi nendest inimestest aru saanud, kes vastlakukleid ilma moosita sööb. Paneme marjasegu potti. Suhkrut, olenevalt kui hapukat või magusat sa moosi tahad. Ja paksendamiseks 2-3 teelusikatäit maisitärklist. Muidugi parem on maisitärklis enne külma veega ära lahustada ja siis juurde lisada. Ma tegin jälle natuke kilplast. Siis on väiksem tõenäosus, et moos läheb tükki. Ja kui tahate terveid marju sisse jätta, siis ei pea kurnama, aga ma kurnasin ära ka sõela peal, sest ma tahtsin siukest smoothy, mõnusat moosi. Ja nüüd on õige aeg ära mainida, miks loodusliku söega mustamine on poole parem kui mingi toiduvärvi kasutamine. Vastus on lihtne. Kui muidu küpsetised ja erinevad saiakesed on suht raskesti seediütavad, siis nüüd sa võid terve vaagna kukleid ära süüa, sellepärast et söetablett on seedimisele hea. Ühesõnaga, värv värviks, aga see taigen, see kukkel ise, no see on lihtsalt maagiline. See on nii siidjas, see on nii pehme, et ma lihtsalt nagu nii soovitan kõigil seda proovida. Lõikame mütsikese maha
ja paneme lõpuks selle iluduse kokku. Ühesõnaga, värv värviks, aga see taigen ja kukkel ise on nii siides ja pehme, et iga kord, kui vastlakukleid teed ja selle tehnikaga teed, siis sa saad kõige siidimad ja pehmemad kuklid. Ja ma annan sulle ühe soovituse ka, et söö enne kindlasti paar kuklit ise ka ära, enne kui sa mingit sõpra kutsud, sellepärast et minu kogemus ütleb, et eestlased on nagu nii hullud vastlate järgi, et reaalselt see stsenaarium näeb välja nii nagu Märuli filmis, et sõber topib su pea pange ja küsib, kust sa said vastlakukleid, kust sa said parimat vastlakukleid. Olge muhedad sõbrad ja nautige vastlaid. Tšau ka!